Nii, kuulge, väga tore, saime natukene mõtiskleda. Võib-olla see sinu jaoks ja sinu suhtes on midagi, kas kaevanud lahti või mingisugused asjad. Et ma arvan, et see on hästi oluline ka Jumala ees olla nagu palve meeles, et iga kord, mõnikord on mingid asjad, mis me tahame kohe nagu välja rääkida või öelda, vaid et anna nagu selleks Jumalale ruumi, et sa saaks nagu selgus, et kui on, et kus maalt ka see piir, et igat tunnet või igat vestlust ei pea nagu, kuskil tuleb see mõistlikkuse piir, et kust maalt jagada oma kaasaga ja mis maalt on nagu asi ohtlik või mitte. Aga Okei. Ma loen siis ette selle küsimuse. Küsimus siis. Naisel pikaaegne puudus põhivajaduse osas. Aastaid kodus väikeste lastega soovib olla mõistetud, tunnustatud. Mees ütleb vastuta ise oma vajaduste ja õnne eest. Et kuidas oleks mõistlik läheneda? Karoliina, aitäh. Saa ise oma vajadustega hakkama ühesõnaga, et vastuta ise oma vajaduste ja õnne eest. See on päris suur pomm, kui mees nii ütleb. No võib-olla mehel oleks vaja saata nõuandjaid, kes oskavad paremat nõu anda, kui sellist asja oma naisele öelda, aga jah, naine ei saa öelda mehele, et sa ei tohi nii mulle öelda, sest ega naine ei saa meest õpetada, aga võib-olla mõni teine mees, kellel on autoriteeti selle konkreetse mehe üle. Kindlasti palve aitab, Jumal muudab südameid, et me inimestena üksteist ei muuda väga. Jumal muudab läbi olukordade ja oma vaimu läbi, et see üks asi, mis ma kindlasti tean, et töötab, on palve oma mehe eest. Ja senikaua saab Jumal sind täita neid puudusi, aga jah, eest palvama mehe eest ja ise teha mehele head. Sest vaata, kui sa ikkagi pikka aega teed head teisele inimesele, siis ta ei saa sulle kogu aeg mürgiga vastu panna. Ta lihtsalt mingi hetk, see seaduspärasus lihtsalt töötab nii, et ta hakkab ka sulama ja hakkab ka, süda läheb pehmeks ja tahab ka sulle vastu head teha, kui ta ei ole just südamest kuri. Et hakkab ära kasutama sind. Ja võimalus võibki olla, et temal on ka aku tühi. Et on 2 tühja aku efekti, mida tihti öeldakse, et mõlemad saigi armastus otsa. Aga mismoodi seda lahendada, eks me varsti puudutame seda taastamise käigus ka, aga just nimelt, et alustada, mis ma täna saan. Ja ongi rasked kohad vahel paari suhtes, et ma ei saa öelda, et lihtsalt on nii, aga ilmselt seal on mingi põhjus, miks ta niimoodi on vastanud. Ja see on tihti peale ka emotsioon. Seal jällegi on võib-olla mis iganes tööstress või mingi muu või tervisejama ja siis selgub, et kui need asjad on lahendatud, et siis ta on nagu valmis ja võimeline sinu vajadustele vastama. Ma nagu lisaks selle, annaks nagu lootuskiirt, et võib-olla saab midagi ära teha, aga nagu sa ütlesid, palve on kindlasti üks ja Jumal annab ka tarkust, mida sa saad nagu omalt poolt pakkuda, et tema, ja see ebaõiglustunne vahel tuleb, ja eriti ma tean väikeste laste puhul väga tihti just emmed tunnetavad, sest et tema peab esitama ja ma ei tea, pesema ja tegema asju ja mees käib lihtsalt tööl ja ma toon ju raha koju ja siis tahab seksi saada, aga et me ei saa päris lõpuni lugeda sellist võrdset kohtlemist, et mina panustasin nii palju sina panustasid, et on ajad, kus mina pean nagu rohkem panustama ja on ajad, kus mu abikaasa peab rohkem panustama ja nii-öelda heas ja halvas, et see on, kui temal on ajad halvad või meil on mõlemad halvad, siis
tulebki lihtsalt nagu jätkata ja seesama, et me usume, me loodame selles, et me tuleme siit välja ja me läheme läbi. Et ma nagu julgustan, et lahendused on võimalikud, lahendused on vaja leida, aga niisugust lihtsalt nagu siit eest öelda, et tehke nüüd nii, ei pruugi olla. Nii. Jaa, absoluutselt. Ja veel üks olukord, et mees on karjäärile orienteeritud, suhtleb palju professionaalses kontekstis vastassugupoolega. Naist häirib kogu see olukord ja tunneb ennast ebakindlalt. No õigustatult. Ja no kui üldiselt suhe on nagu suht okei, et siis tegelikult oleks väga terve võttagi see rahulik aeg, kus mõlemad tunnevad ennast hästi ja nagu rääkida sellest, et see XYZ selles olukorras ma saan aru, et on väga palju sul vaja suhelda nende teiste ilusate naiste rahvastega. Aga kui ma tean, et sa oled nende ilusatega seal koos, tarkadega, edukatega ja nii edasi, siis minust tekitab see väga suure ebakindluse tunde, sest teil on see ühisosa on nii suur, et ma kardan meie suhte pärast. Et kas oleks võimalik, et kas on midagi, mida oleks võimalik natukese teisiti teha. Et see kindlasti ei oleks nagu ohtu meie suhtele. Et armukadeduse nagu üks definitsioonidest ongi see, et see on hirm oma partnerit, oma kaasat kaotada. Ja selles mõttes teisisõnu ongi tegemist armukadedusega. Ja see ei ole mitte nagu sellises halvas meie kultuura vahel selle armukadedus on üks halva nagu ebatervesse võtmesse pannud, vaid see on nagu terve armukadedus. Et see ongi hirm, see on tegelikult minu mure, et ma kardan sind kaotada. Ja seda tuleb just sellisel heal hetkel rahulikult väljendada, et su partner saab aru, sest tõsi on, et vahel meie kaasa ei saa aru selliselt, nagu meie saame. Meie mõtleme nagu me oleme teiselt planeedilt, nagu klassikud räägivad. Me räägime teisest keeles. Ja väga head küsimused. Aitäh neid küsimust. Ja. Okei, aga lähme siis natukene edasi, et me räägime siis edasi nendest ohumärkidest ja räägime ka seda, mida teha selle ennetamiseks. Et järgmine samm siis, kus me võime ennast leida, on see, et me oleme taganemas sügavast lähedusest. Me ei viitsi enam oma suhtega tegelda. Ma ei viitsi pingutada selleks, et oma abikaasa vastu huvi tunda või teda kuulata või talle jagada midagi, mis minul oma päevas juhtus. Ja me kõnnimegi sellele õhukesel jääl, sest me võtame oma abikaasat enesest mõistetavana. Ja kuna see on ebamugav, me peame mingeid probleeme lahendama, me peame mingeid lahendusi leidma, siis me hakkame vältima teda ja ebamugavaid teemasid. Me suhtlemise stiil läheb ka selliseks ebasõbralikuks. Me hakkame talle meelde tuletama, et ta on täpselt nagu ta isa. Või et jälle hakkab peale, sa alati, sa kunagi ja ma ju tunnen sind. Sellised asjad tulevad, et kui sa näed, et sinu sõnavarasse saabuvad sellised asjad, siis tasub astuda samm tagasi ja vaadata, et mis värk on. Samal ajal on muidugi see, et head kriisi ei tohi raisku lasta. Üks hästi äge illustratsioon juhtus mul just sellel nädalal. Ma olen õpetaja ja meil on asjad, eks ole, mida meil on vaja klassist klassi tassida. Ja mul on nad kasti sees. Ja me koolimaja on selline pisikene ja labürint ja kogu aeg vaja uksi avada ja uksi kinni panna ja selle kastiga ma olen õppinud päris osavaks manööverdajaks. Aga teinekord siiski juhtub avarii. Ja juhtus ka seekord. Juhtus niimoodi, et sain küll ukse lahti, aga pläraki kukkus kast laiali. Kõik asjad sealt
kõik asjad laiali. Ja mu kolleeg jooksis mulle kiiresti appi ja me panime need asjad omal kasti ära, tõssin ära ja läksin, tegin muid asju ja pärast tulin, panin rahulikult kasti sisse need asjad ilusasti ära. Nii ilus sai. Mõtlesin, appi, kui tore, et see mul laiali lendas. Nii ilus sai, kõik on korras. Mis oli ebavajalik, ma panin ära, seepärast ma nägin, see mingisugune sodi tuli sealt välja, eks ja ma viskasin minema, seda polnud vaja enam. Et teinekord on kriis jube hea asi. Ehk siis, et paari suhtes samamoodi, eks ole, väärtuslikud asjad saavad oma kohale ja mitteväärtuslikud asjad saab nagu välja visata. Ja teine asi on see, et tegelikult neid tuleohtliku teemasid ka ei tohiks vältida, sellepärast, et kui ma seda teen, siis nad tegelikult ainult kuhjuvad. Ja siis ma tegelikult hoian neid raskeid teemasid jagamiseks kellegi teisega. Kui ma neid abikaasaga ei jaga, siis lõpuks üks hetk ma jagan neid kellegagi, kellega on lihtsam rääkida. Siis järgmiseks juhtub see, et ma hakkangi siis otsima seda, sellest me tegelikult rääkisime heakskiitu, tunnustust, kõiki neid vajadust täitmist mujalt otsima. Ja ma mõtlen siis, et et tegelikult see on okei. Abikaasa lihtsalt minus ei näe seda ja ta tegelikult saabki paremini minust aru. Et ja siis selle asemel, et oma suhtega tööd teha, ma lähen ja hakkan rääkima, nagu hädaldama, et kuidas mul on oma suhtes abikaasaga raske. See on see, mis siis noormees tegi, eks ole. Hakkan kurtma oma suhte raskusi kellegi teisele oma vastassugu poolest. Ja see vist on juba üsna ohtlik koht, sellepärast, et siis see teine pool võibki olla väga empaatiline ja sealt tekib see hinge, mitte lihtsalt hingesugulus mingil, ma ei tea, kultuurilisel või põneva ühiste teemade puhul, vaid juba selle hingehoidja ja abivaja suhe. Ja siit tuleb tegelikult see hingehoid ja see teemast tuleb sisse koguduse sees suhtlemine, et me ei taha olla hingehoidjaks vastassugu poolest inimesele. Kui on ilmtingimata vaja, näiteks kui Tõnisel on vaja kindlasti, Tõnis on nüüd jälle pastoreks, et kui on vaja kindlasti kellegi naisterahval on vaja kindlasti hinge hoida ja mis iganes X põhjusel, ma ei tea, me ei ole kättesaadavad midagi, siis Tõnis alati võtab kellegi teise naisterahva kaasa endaga, et siis selle naisega nagu suhelda. Ja. Nii et hinge tasub hoida samas soost inimesel. Ja, kas me läheme praegu edasi või? Ja. Okei. Ja ühesõnaga empaatia võime läheb täistuuridel tööle. Mul on tohutu vajadus sellest inimesest hoolida, teda rohkem tundma õppida, teada saada, mis talle meeldib. Ühesõnaga ma lähen tema planeedile ekskursioonile. See on see, mida ma tegelikult peaks tegema oma abikaasa planeedi peal. Sealt ringi vaatama, et oota, mis talle nüüd meeldib, kuidas ta praegu ennast tunneb. Aga ma teen seda kellegi teise planeedi peal. Ja ma saan niisuguseks julgustajaks, innustajaks, tunnustajaks. Ma olen leidlik uute vestlusteemade osas, mõtlen, millest me seekord saaksime rääkida, millised ühised tegevused me saame ette võtta. Ja samal ajal kasvab kriitika oma abikaasa vastu. Tema ei tee pooltki selliseid ilusaid asju, mida minu uus sõber minu jaoks teeb. Minu abikaasa ütles mulle niimoodi, vaata, kuidas tema ütles. Võt tema kohe oskab ilusti öelda. Ja me oleme jõudnud võrdlemisse, mis tegelikult ongi juba petmine. Sest ma panen oma abikaasa koha peale oma mõtetes, südames kellegi, kes ei ole minu abikaasa. Ja see passiivse suhte periood tuleb meile kätte, kus mulle tundub, et mina olen endast juba kõik teinud, ma olen nii palju panustanud ja minu abikaasa ei ole lillegi liigutanud. Mina olen ohverdanud endast kõik ja sellelt pinnalt, et kes on rohkem panustanud ja võib tulla konflikte ülesse. Ja ma mõtlen, et ainult mina olengi siin, kes nagu meie suhte püsimajäämisest huvitub, et teda absoluutselt ei huvita. Ja ühesõnaga tulevad siis sellised suhtlemismustrid nagu, et ma teen seda siis, kui sina seda teed.
Või et kuna sina seda mulle ei teinud, siis mina ei kavatsegi enne nagu enda poolt seda asja hakata tegema, mis iganes see asi on. Sest ma ei saa sulle vastu tulla, sest ma olen tühi. Ja ma olen tühi sellepärast, et sa ei ole mind täitnud. Ja see on siis nagu need 2 puuki üksteise küljes. Mari Vahermägi tõi niisuguse toreda näite, et alguses nagu selle suure armastuse armumise alguses on need 2 armastajat on siis nagu 2 puuki koera karvades, et see on siis nagu see suur tunne, see koer, eks ole. Imetakse seal seda elumahla, eks ole. Ja ükskord see koer saab nagu tühjaks ja siis, kui ei osata nagu üksteist täita ja Jumala käest seda täitmist vastu võtta, siis ongi 2 puuki üksteise küljes, kaua sa elad niimoodi, kui jätkusuutlik see on. Ja kuna ma selleks hetkeks olen juba täiesti veendunud, et minu abikaasa minust ei hooli, siis mulle tundub, et on täiesti õige, et ka mina võin oma kohustused jätta täitmata. Nii, kus me oleme nende... järgmine tuleb siit. Ja järgmine samm on siis vähendamine, kus natukene on veel, et kui minu abikaasa siis sellest minu uuest sõbrast juttu teeb, siis ma ärritun ja kaitsen, et sa oled lihtsalt armukade täiesti ilma põhjuseta ja ta lihtsalt vajab minu abi praegu. Sa näed, et tal on hädas. Ära ole selline kontrollifriik, lase mul elada ja üleüldse minu uus sõber on palju huvitavam, palju targem, palju nutikam, palju osavam, palju abivalmim, palju hellem, humoorikam, ilusam ja nii edasi kui minu abikaasa. Ja siis vähendamine. Vähendamine tähendab seda, kas sa oskad öelda, Karoliina, mis see vähendamine tähendab? Et tegelikult see tagajärjed tegelikult ei ole hullud. Või ma räägin seda? Sa pead mulle selgitama. Okei, ma selgitan. Et vähendamine tähendab... Kas sa tahad seda rääkida? No vaata, kui sul on see armumisfaas, siis sa ei mõtle lihtsalt ratsionaalselt. Siis sa näed ainult seda läbi selle perspektiivi, et mul on see eesmärk nagu olla selle ühe inimesega koos ja kõik universum toetab seda ja siis kõik, mis praegu on, siis näiteks lapsed on ju. Et nad on juba nii suured, küll nad mõistavad ja emme tahab ju õnnelik olla või et praegune abikaasa, et ta ise näeb siis, millest ta ilma jääb, nagu kui ta nii käitub ja et perekonnad, need kärgpered toimivad ju küll väga hästi, kõik on harjunud juba, see on täiesti tavaline tänapäeval, et kohaned ümber ja saab need jõulud ühe korra siin ja ühe korra seal peetud ja ei ole probleemi nende logistikatega ja et see on lihtsalt nii nagu palju parem tundub see uus suhe, et see on väärt kõike seda ohvrit, aga mis päriselt tegelikult need viljad on pärast. Seda sa ei sooviks oma vaenlasele isegi. Seda ma olen kuulnud inimese suust, kes on käinud selle tee läbi. Ütles, et see ei ole mitte kuidagi üldse tore ja ta ei tahaks seal olla, aga sa ei saa nagu tagasi ka pöörata seda, kui sul on juba uue perega lapsed ja sul enam kõik suhted on lihtsalt sillad on murtud ja katki tehtud, et sa ei, põhimõtteliselt see ei ole võimalik enam taastada. Sul on need käega katsutavad tagajärjed, millega sa pead tegelema. Aga jah, vähendamine täpselt, et sellel hetkel see tundub, mis see siis ära on? Saab hakkama küll. Ja see on paraku peaaegu üks ühele selline tekst, mida ma kuulsin ühe oma lähedase sugulase suust ja see, mismoodi selle konkreetne see suhte katkemine mind mõjutas, kes ma olin ju lihtsalt lähisugulane, ma ei olnud ju selles mõttes, ei olnud ju minu abikaasaga, aga minu laps ega mu ema, eks ole, siis ma hämmastusin sellest. Mina leinasin seda, et see suhe oli katki, mina tundsin puudust sellest teisest inimesest, kes oli selle suhte purunemisega nagu siis perekonnast nagu kaugemale jäänud. Mõtlesin, mida värki, kuidas see võimalik on? Aga see on see, kui Jumal ütleb, et need 2 on üks liha ja see on niimoodi tehtud ja ta vihkab lahutust, siis sellel on põhjus. Ja just. Ja see on juba see koht, kus lahutus läbi kumab ja ma petan ise ennast ja usungi, et tegelikult ongi kõik hästi, ma olengi nii ainulaadne ja inimene, nii nagu mu sõber mulle räägib ja siis ma hakkan mõtlema, et see abielu oligi viga. Jama, ma olen vale otsuse teinud.
Alles nüüd ma leidsin oma hingesugulase. Tema ongi see, mitte see eelmine. Ja, just. Ja ma olen lõksus. Ja sa kujutad ette seda tunnet, kui sa tunned, et sa oled lõksus, mis süsteemid kõik sinus aktiveeruvad, ma pean siit välja saama. Ja kohe. Ja õnneks on mul see õige inimene kohe võtta. Ja kui suhe Jumalaga ei ole piisavalt tugev ja muud vundamendid nagu piisavalt kõvasti paigas, siis ei oska abi otsida, siis siin on tihti see murdumise koht. Kuidas me saaksime siis natukese nagu aidata ennast, on see, et me omame ausaid sõpru, kes ausalt on valmis tagasisidet andma, aitavad reaalsust näha, küpsemad paarid, kes on ise juba seda teed läbinud ja võitjatena välja tulnud, et me siis ei jõuaks sinna kohta, kus emotsionaalne pinge on kasvanud nii suureks, et siis, kui see mingi üks pilk, üks puudutus või mis iganes, siis on läinud, siis asi on emotsionaalsusest nii kaugel, ühesõnaga emotsionaalsusest juba füüsilisse läinud edasi. Ja. Okei. Meil on vahepeal üks küsimus tulnud, et enne kui me siit edasi läheme, et kui on meil nii-öelda vanad teemad, kogu aeg tulevad tagasi, et ei saa nagu mingist asjast üle, võib-olla juba aastad või kuidas iganes pikalt, et mis te soovitate selles osas. Et kui ei oska nagu lahendada ja taas jälle on mingid teemad üleval. Mõned probleemid tegelikult ongi lahendamatud probleemid. Et näiteks, kui sul ei ole ühte jalga, siis ei saa nagu seda tagasi lihtsalt, et ei ole mõtet selle üle tülitseda, et miks sul seda jalga ikka ei ole ja nii, eks ju. Aga no, praegu võib-olla jutt on mingitest juureprobleemidest, mis tulevad kogu aeg üles ja need on kuskil tasa hilju seal all keevad on ju vaikselt ja ei lahendata ära. Võib-olla meeldib see näide hästi, et kui sa oled saanud kuuli kerre, siis sa ei saa lihtsalt panna plaastrit peale ja oodata, et küll see ära paraneb, kõik läheb hästi, et natuke läheb lihtsalt aega ja et ära nagu liiga palju mõtle selle peale, et varsti on kõik korras. Sa ei saa, see kuul on sul siin sees, sa pead päriselt kõik lahti lõikama, sa pead tegema selle operatsiooni, see on väga-väga valus ja ebameeldiv ja kohutav, aga sa pead lõikama lahti ja võtma selle kuuli võõrkeha välja oma kerest ja siis sa saad paranema hakata. Et täpselt samamoodi on nende abieluprobleemidega, mis uuesti üles tulevad, mis võib-olla ei ole kunagi sinna päris sügavale operatsioonile mindud. Et proovida leida seda juurt üles. Aga ma olen ka täitsa nõus sellega, kus sa ütled, et on teatud teemad, kus me olemegi nagu näeme fundamentaalselt erinevalt ja siis tuleb, meil on olnud näiteks lastekasvatuse küsimustes, me oleme tunnustanud, et meil on teatud asjad, kus me näeme täiesti erinevalt, aga selle sama meie suhte nimel me oleme saanud aru, et meie suhe on tähtis, siis see ei ole lõpuni, eriti kui ta on nagu kõrvalteema, et ta küll ajab närvi, aga ma olen otsustanud, okei, see on nüüd sinu valdkond või see on sinu teema ja ma lihtsalt leppin sellega. Et ma arvan küll, et ega me suhe nagu, me kõik igatseme, et oleks täiuslik, aga ta ei ole täiuslik, et on mingid alad, kus meil ongi nii-öelda need konnasilmad või ämbrid, kuhu me jälle astume, et jaa. Ja siis ütleme lisaks nendele kõikidele asjadele, kui me ei olegi sellest nagu rahulikult maha istudes ilma emotsioonideta saanud rääkida, siis see on üks asi, millest me saame alustada. Võtame selle aja, siis võtame selle asja appi ja katsume siis rääkida. Ma katsun aru saada, kuidas sina seda näed, nagu nii põhjalikult, kuidas sa suudad mulle seletada seda. Aita mulle aru saada. See on kusjuures üks suurepärane lause. Palun aita mulle aru saada. Mitte, et miks sa jälle, vaid aita mul palun aru saada. Ja võib-olla siis, kui te olete üksteisele piisavalt selgitanud ja piisavalt kuulanud, üritanud mõista, võib-olla te leiate selle ühise tee, aga võib-olla ei leia. Ja võib juhtuda ka nii, et kui see on mingi teema, mis nagu reaalselt väga häirib, see on mingi oluline teema, siis pereterapeudid on õppinud inimesed, kes aitavad nagu mõelda, küsida küsimusi ja leida nagu selle kuuli ülesse.
Jah, võtame pausi. Et me võtame väikese pausi ja kuna see teema on selline väga oluline, aga väga tundlik teema, siis me tahame võtta mõne minuti, et igaüks omaette palves küsib Jumala käest. Kas on midagi, millega oleks vaja tegeleda just selle emotsionaalse petmise nagu teemas. Et küsi, et Püha Vaim sulle näitaks, kui on mingi asi, mis tegelikult tuleb sealt kasvuhoonest välja võtta ja tal need kasvutingimused ära lõigata. Me hakkame rääkima sellest taastumisest, aga küsi Jumala käest, alanda ennast Jumala ette. Ärge kohe hakake rääkima, palun, aga palvetame. Igaüks oma ette. Issand, ma tänan, et sina tunned meie südant, sina katsud läbi meie neerud. Sina tead meie sügavusi ja meie haavatavust ja sina näed meie tulevikku ja me lihtsalt palume. Issand, ilmuta mulle, kuidas mina saan kaitsta oma suhet, kuidas ma saan teha ennast haavatavaks, kuidas ma saan jõuda sinna tasemele oma suhtes, et mul ei ole saladusi, et mul ei ole luukeresid. Issand, ma palun, et sa näitaksid ja õpetaksid, millal on õige aeg, õige viis, õige koht. Et issand, minu suhe võiks veel tugevamaks ja usaldusväärsemaks saada. Kristus, ma palun seda Jeesuse nimel. Amen. Kui sa nagu kogesid, et mingid võtmesõnad või mingid asjad tõusid üles, siis ära kiirusta kohe, et nüüd praegu või täna õhtul, laupäeva õhtul ma räägin. Pane kirja ja palu selle pärast. Just seda ajastus on ka alati väga tähtis, et millal mingeid asju rääkida ja mismoodi. Aga nagu eesmärk peaks see olema, et loomulikult ma ei taha öelda, meil ei tohi mitte mingisuguseid saladusi olla. Näiteks mina kui pastor, mul on mingid inimesed on mulle pihtinud asju, mida ma kunagi ei räägi oma abikaasaga. Aga või mingeid muid asju, aga mis puudutab meie suhet, on teatud asjad, kus ma kogen ära, kui Püha Vaim ütleb, et see asi on vaja ära rääkida. Ja siis see muutub, nagu enne Aili juba mainis, see muutub nagu, see tugevdab meie suhet ja see taastab usaldust ja kinnitab usaldust. Ja nüüd järgmine osa ongi see, kus me hakkame rääkima sellest suhte taastamisest. Ja ma tahaksin veel öelda seda, et kui sul on nagu, kui sa tunned, et sul on mingi asi, mida sul on vaja abikaasaga jagada, siis ma julgeks soovitada sellist viisi, et sa lähed, ütled, et tead sa, ma vajan sinu abi. Ma ei saa ise sellega hakkama. Et sa teed ennast haavatavaks ja alandud. Et see loob selle võimaluse, et sa ei lähe nagu ennast õigustades, et aga sina jätsid mu, ma ei tea, vajadused täitmata, aga et ma vajan su abi, palun tule mulle appi. Nii, ühesõnaga siis armumist me ära hoida tihtipeale ei saa.
Eriti kui see on selline, nagu Tõnis väljendas, et inimene astub uksest sisse ja tekib kohe mingi appi, kui äge inimene. Et need on mingisugused asjad, mida Jumal on meisse kui inimestesse nagu loonud, niisugused reaktsioonid, mingid süsteemid, mis lihtsalt toimivad. Aga mis me siis, küsimus on selles ja abielludes ka, me ei jää pimedaks, me näeme endiselt ilusaid inimesi enda ümber, eks ole. Me kuuleme endiselt neid ilusaid ja tunnustavaid sõnu enda ümber. Küsimus on selles, mida ma sellega peale hakkan. Kas ma hakkan mõtlema, ma nägin seda inimest, ta ütles mulle niimoodi, et ma hakkan ühesõnaga ketrama neid imelist mõtet oma peas või siis ma lisaks ketran ja siis hakkan oma otsuseid tegema sellest lähtuvalt või põgenen. Kui mina olin selle libeda tee peal ja ma helistasin oma kallile sõbrannale, kes on ühtlasi õnneks ka pereterapeut ja küsisin, et mis ma siis nüüd teen või mis ma sellest mõtlema peaks. Tema esimene lause oli põgene. Lihtsalt keera ümber, mine teises suunas, nagu tee kõik, mida sa saadad, sest kaugele ära minna. Ja mida see reaalselt siis praktiliselt tähendab? Näiteks seda. Ma tulen sellest trennist ära, isegi kui see on mul lemmiktrenn ja lemmiktrenner. Ma kustutan, või kas või ma vahetan töökohta. Ma kustutan telefoninumbri ära oma telefonist. Ma blokeerin ta ära Messengerist. Kustutan ta Facebooki sõbralistist ja Instast. Ja kustutan kogu meie meilivestluse, SMS-id, kõik asjad. Ja miks ma seda teen? Esiteks see, sellepärast, et meie suhe on tähtsam, kui kas või see minu töökoht. Teiseks sellepärast, et siis ma lõikan ära endalt need võimalused minna tagasi selle meili juurde või selle sõnumi juurde või selle pildi juurde ja heietada. Vaata, kuidas kõik oli. Vaata, kui ilusasti ta ikkagi ütles mulle. Et esimene on siis põgene. Teiseks on avalikustamine, millest Tõnis juba rääkis, et iga asi, mis on salajas, ta on nagu kasvuhoones, tal on ideaalsed tingimused seal kasvamiseks, ta saab vett ka, eks ole, eeldatavasti. Ja nii kui ma selle katuse sealt pealt ära võtan, ma võtan ära need ideaalsed kasvutingimused. Ja ma annan võimaluse selle kärbumiseks. Sõbrale, mentorile, pastorile, hingehoidjale ja see kaotab osa oma meelevallast sinu üle. Ja seal on nagu oluline ka selles mõttes, et lihtsalt rääkida või nii nagu üldse sõltlaste puhul, et öelda, et ma annan sulle õiguse või palun küsimu käest, kuidas mul selle asjaga läheb mingi aja tagant. Et see on ka selline asi, mida me nagu ei taha teisi tülitada, aga kui see on nagu teema, siis parem nagu tülitada, kui pärast nagu kahetseda. Okay. Nii et kui ma tunnen vajadust mingit asja saladuses hoida, siis see on koht, mis ütleb sulle, ma liigun ohutsoonis. Nii et tee enda arusandvaks. Tunnista abikaasale ja võta vastu reaktsioonid. Sinu keedetud supp on aeg seda maitsta. Karolina just ilusti ütles, kuidas, et Tom väljendas seda, aga see oli, kuidas sa tundsid seda? Said sa sellest aru? See oli huvitav, et meil tuli see nagu aasta alguses nagu esile ja siis meil oli just Kohtla tulemas. Ja siis see on meie koguduse selline paarisuhte foorum. Täpselt, vabandust, ma selgitan, see paarisuhte selline kohtumine, kus kõik paarid tulevad kokku ja selline tore õhtu ja mingi teema on ja õhtusöök ja siis läheme siin siis üle pika ja teidile ja nii, aga see on väga värskelt just see uudis välja tulnud, olen talle siis pihtinud ja siis enne seda, kui Kohtla uksest sisse läheme, siis ma ütlesin talle, et ma tõesti loodan, et sa suudad mulle andestada. Siis ta ütles, ma ei ole päris kindel, kas ma üldse suudan kunagi. Ja siis me läksime Kohtlale ja terve päev või õhtu mul oli selline, et nagu sõbranna sai näost aru, et mul on midagi täiesti valesti, siis ma sain talle rääkida, aga see päevavalgele toomine on väga tähtis. Ma ise, kui ma tundsin, et ma olen libedal teel, ma rääkisin oma lähedasemale sõbrannale ka ja siis tema sai mulle ka rääkida vastu sama olukorda. Ta võib-olla ei oleks kunagi seda muidu rääkinud, aga kuna ma olin hästi haavatav ja tulin sellega päevavalgist, ta nägi, et tegelikult
see on nagu turvaline koht, kus ka oma probleemidest rääkida, me saame üksteisest palvetada. Ja kindlasti see, et ma rääkisin oma abikaasale lõikest täpselt läbi selle saatana nagu meelevalla seal edasi, seal sussutada selle olukorraga ja nagu veel ohtlikumaks ja lasta seda minna, et see on üks võtmekoht. Ja mis ma tegelikult leidsin, mina ise nagu nägin seda ka, et kuna see, et mees on meie abikaasa pea, see lihtsalt on niimoodi, sest ma usun selle Jumala seatud hierarhiasse. Mul ei ole hierarhiaga, autoriteediga probleemi, meil on 10 aastat Hiinat selja taga, kus on väga tugev autoriteedi tunnetusega maa. Et ma tõesti usun, et Jumal töötab selle läbi ja näiteks, kui ma siis Tõnisele rääkisin ja ta õudselt, tõesti püüdis nagu sellega hakkama saada ja kõik see. Aga mingi hetk ta ütles, et tead, et nüüd on niimoodi, et sa lihtsalt pead selle asja ära lõpetama, sa ei saa seda tundi enam teha. Et sa küll ütled niimoodi, et kui me tahame oma suhet nagu hoida, eks ole, aga põhimõtteliselt see mõte oli seal. Ja lihtsalt sellepärast, et ma usun sellesse autoriteedi toimumisesse. Ma ütlesin, et okei, see on koht, kus ma pean oma mehele alluma. See oli see aeg, vaata, kui sa ise nagu üldse ei näinud seda nagu sa nagu tundsid mingid tunded, aga ütlesid, et see on okei. Nagu me enne rääkisime, et armumis ikka tuleb ja et see läheb üle. Ja, et seega saab ju hakkama, see ei ole hullu midagi. Ja võib-olla olekski saanud, ega lõpuni ei tea, aga ütleme, mina igatahes sellel hetkel juba tundsin, et mina enam ei saa hakkama. Et mina nüüd olen juba armukade. Ja siis oli ühesõnaga selles mõttes ka see oma abikaasale tunnistamine on nagu see, et ma annan ennast tegelikult nagu, ma alandan ennast selle autoriteedi ette. Et kui siis, kas Jumalalt ta ise nagu näeb, et midagi on vaja ette võtta, siis järelikult nii on vaja teha. Ja ehk siis ma võtan vastu reaktsioonid, viha, pettumus, süüdistused, mida kõik sealt võib tulla ja teen ka arutandvaks, ma ütlen, sa võid küsida minu käest, mida sa tahad. Nii palju, kui sa tahad, nii detailselt, kui sa tahad. Ja siis on minu koht, kus ma annan ausad vastused. Et just, et suhtlemise taastamiseks, te näete juba siin ette ka, eks ole, see võtab aega, aga see võtab ka sellist ekstra, kui suures naljakas ongi, et nagu võib-olla midagi veel nagu päriselt keegi ei käinud isegi, ma ei tea, õhtus söömas veel vähem rääkimata voodi jagamisest, aga see järgmine samm on see, et sa vabanda spetsiifiliselt, et kui sa tahad mingi asja nagu välja lõigata oma elust või nagu pead ikka kinni panema, siis on ikkagi see läheb sama selle avalikustamise alla, et sa spetsiifiliselt vabandad, et ma tegin sulle haiget ja mitte lihtsalt, kuule, anna andeks, nagu üldsõnaline, siis ta ei mõju siiralt, ta isegi võib olla siiralt, et sa palud andeks, aga nagu aitab, ütleme, niisugune meelevald lahendus. Nii nagu, kui me siin kiriku inimestega räägime, et palvetades, mida täpsemini me palvetame, seda täpsemini me võime loota palve vastuseid. Et kui me ütleme lihtsalt, et issand õnnista Eesti maad, on ju, või rääkida nagu täpsemalt. Ja siis samamoodi on selle oma suhte vabandamiseks, andeks palumine, et ma palun andeks, et ma siis seda, et ma sulle ei rääkinud või ma seda hoidsin salajas või mida iganes. Sest see annab nagu, see aitab sinu partneril usaldust taastada. Sest usaldust taastamine võtab aega. Järgmine ongi võtab aega, et ta ei ole nii, et sips ja nüüd on kõik korras, lähme edasi. Ma mäletan, et nagu üle aasta läks, kui mul neid mõtteid ei tulnud enam, et ma olin kohe andeks andnud ja ma sain aru ka, seal ei olnud midagi juhtunud. Aga see hirm, armukadedus, see hirm, et ma kaotan ta või võin kaotada, see kestis vähemalt aasta või natuke vist peale. Et nagu sellepärast on see aitab nagu, see aitab minu kindlust meie suhtes nagu taastada. Et see andeks andmine tegelikult peaks olema kohene. Sest sellega on, Jumala tõotused on sellega väga otseselt seotud, seal ei ole nagu, seal ei saa allahindlust teha. Aga usalduse taastumine ei käi niimoodi, vaid see tuleb otsustega, tegudega, suhtumiste pideva väljanäitamisega
väga suurtes jamades, kui on juba füüsiline petmine olnud ka, see taastumine võib võtta aastaid, 3 aastat, 5 aastat, et see ei ole nii, et aasta pärast, et kuule, kuidas sa ikka veel ei usalda mind, eks. Aga Karolina, kuidas sina kommenteeriks, meil üks küsimus tuli vahepeal, et aga kui nüüd üks pool ei ole kristlane, tal puuduvad sellised standardid või sellised kõrgendatud, ütleme, moraalsed põhimõtted, kuidas siis hakkama saada? Et kui see pool, kes selle kristlane lubab endale, et no näiteks, paneb kõrvalt siit ja sealt või? No võib-olla ta ei pruugi otseselt panna kõrvalt, aga ütleme väga vabalt, mida iganes siis seal on mõeldud, ega ma ju ei tea, mis kirjutaja mõtles, aga just see, et ta puudub kristlik moraal või selline arusaam selle, kas või monogaamia tähtsusest sellises võtmes. Üldiselt ju suhtenõustajad on ühel meelel, et suhet tuleks hoida, et see ei ole ainult kristlik. Just. Et seal puhul võib-olla on hea harida siis, et koos minna kuhugi koolitusele või lugeda mingit raamatut koos läbi. Aga kui on juba ikkagi kalduvus petta, siis võib olla ju tegelikult ka vaimusfääris tegelikult sidumised, et sa ei suudagi võib-olla olla truu ja ongi probleeme lihtsalt abielu rikkumisega, et sa ei saa ise sellest välja. Et siis on ikkagi Jumala sekkumist vaja, et siin ma ei tea, see on väga hea küsimus. Aga sa naisena ei saa ju öelda, et sa kurivaim mine välja, kui inimene ise üldse ei usugi Jumalat. Aga sa saad tuua selle eespalvesse näiteks või minna selle pärast, ma ei tea, võtta teised naised kokku palvetada või minna pastori juurde või nii-öelda astuda sellesse sõjapidamisse. Ja väga hea on tegelikult õhtuti, kui mees on magama jäänud, lihtsalt olla ta kõrval, panna käsi peale ja rääkida Jumala sõna ja palvetada Jumala tõotusi tema peale. Et Jeesuse veri kehtib tema jaoks, see lunastustöö, see pattude andeks and, see kehtib tema jaoks ja nagu paluda seda reaalsusesse. Sest püha vaim on ju see, kes teeb neid seda asja, mida meie ise ei saa ja mida me tegelikult väga igatseme. Et see kindlasti, aga kui mu mehel ei ole samasuguseid standardeid, et ma ei saa apelleerida mingile standardile, et kuule, Jumal ju ütleb nii, siis ma saangi lihtsalt rääkida, et aga mis tundeid see minus tekitab, et miks ma tunnen, et see meie suhtele ohtlik on. Et siis ei saa vaimulikku mingit seda argumenti tuua. Okay. Nii, aga siis mis veel selle spetsiifilise vabandamise juurde käib, on tegelikult see, et selleks, et ma teaksin, kuidas spetsiifiliselt vabandada, muidugi üks asi on see, mis ma ise välja mõtlen, mis mul tuleb, on see, et ma küsin, aga mis see sinu jaoks tähendas? Okay. Ja sina saad öelda, mis see turvatunde rikkus ära, eks ole, mul hirmu tekitas, mida iganes. Kõik need asjad, mida sa vähegi oskad nimetada, nime anda, anna see nimi, siis mina saan spetsiifiliselt andeks paluda. Palun anna andeks, et ma selle, mida iganes tegemisega siis sinu turvatunde katki tegin. Ja neil selliseid asjad. Ja ma annan andeks. Just, aitäh sulle, kallis. Aga siia lisaks ka, et see spetsiifiline vabandust palumine ongi selleks ju, et su partner mõistaks, et sa saad ikka aru, mis sa valesti tegid täpselt, eks ju, et meil ei korduks see olukord. Et selles mõttes see spetsiifika on oluline, et sa täpselt sõnastad, kus läks valesti. Ja, just. Ja nende reaktsioonide vastuvõtmisel me peame arvestama ka sellega, et üks hetk mu abikaasa lihtsalt ütleb ka ära mu silmist, ma ei taha sind enam näha, sa oled vastik, ma ei kannata seda enam. Siis tulebki anda aega. Sellepärast, et see on väga valus. Ja siis üks hetk on jälle võimalik natukese rääkida. Ja siis me jõuame sinna, kus me peamegi uuesti pühenduma. Ja inimesed on teinud mingid tseremooniaid, kas uuesti laulatud oma abielu tõotust ütelnud, aga see ei ole küsimus, et kuidas täpselt seda peaks väliselt väljendama, vaid see, et me kinnitame füüsiliselt, aga ka verbaalselt, et ma olen pühendunud me suhtele, ma tahan, et see toimib, ma tahan, et me jõuame võiduka lõpuni.
et see on järgmine samm. Ja üks asi siiski minust hästi praktiline ja mis on nagu see, et selle usalduse taastumise juures, et ma teen ennast selliselt ka aruandvaks, et kui ma tean, et ma tavaliselt lõpetan töö näiteks kell 5 ja ma tean, et seekord läheb meil 5:30 või ma ei tea, mis iganes X asi, rong, troll, tramm jääb hiljaks, eks ole, ma annan kohe teada, et ma jään 15 minutit hiljaks. Ma teen kõik selleks, et mu abikaasa peas isegi ei saaks hakata idanema see mõte, et äkki kellega ta nüüd välja läks? Kellega ta juttu rääkima jäi? Et nagu ennetada igasugust kahtluse ussi. Kõikidest graafiku muudatustest ma annan enne teada, kui see muudatus juba tuleb, eks ole. Et sellised asjad on praktilised. Ja ühesõnaga pühenduda, minna nõustamisele, paariteraapiasse, keegi, kes aitab teil mõelda asju selgeks, rääkida asju selgeks, taastuda. Ja üks oluline asi veel on enda vahel mitte hoida tabuteemasid. Sellest meie ei räägi. Ja et eriti kui need haavad või need olukord toimus, et siis väga mitmel või paljudel paaridel see muutub nagu tabuks. Et me nagu käisime protsessi läbi, et põhimõtteliselt ka nagu 5 aastat või 10 aastat hiljem, et me ikkagi võime küsida või nagu vaadata korra tagasi. Et siis see aitab nagu taas nagu kinnitada meie suhet ja meie usaldust omavahel. Ja see laieneb ka nagu muudele teemadele, tava olukordades ka, et kui meil on mingisugune selline asi, sellest me ei räägi, siis me juba tekitame tühimiku ja vaakumi ja juba seal on koht, kus me anname põhjuse kõrvale sattuda. Nii, aga siis on vajalikud tööriistad selleks kõigeks. Esiteks on siis avatud suhtlemine, tahe suhelda ja ka oskused. Oskuseid me täna natukese harjutasime. Toimetulek valuga. Esimene super asi on minna Jumala ette, lihtsalt karjuda, röökida, nutta, mida iganes olla, lihtsalt vait, sest Jumal ei karda seda valu nagu võtta vastu. Ja siin on näha, kuidas ju, eks ole, psalmides Taavet ja need ju, kuidas nad väljendavad seda tohutut valu nende sees ja Jumal saab sellega hakkama. Sest kui ma lähen oma abikaasa juurde kõige selle õudse valuga, mis minu sees on, siis ma võin tal lämmatada sellega. Et hea on, kui on mingisugune tasakaal seal on, kui ma tema ette lähen. Ja Jumal on see, kes meie murtud südame saab killu haaval panna taas kokku. Nii ja tema saab meid kriisist võitjatena välja tuua. Ma tahtsin küsida seda koos palvetamise kohta, Karolina, et ma tean, et teie olete Toomasega ka palju palvetanud koos või ka niisuguseid olulisi palveid teinud. On sul siin midagi kommenteerida? Ja, kindlasti nendel rasketel hetkedel need palved on nagu eriti sügavad või nagu, et sa pead väga-väga haavatav olema seal ja see vaimulik sfäär toob selle kuidagi hästi, no sul on nagu kõik kaardid laual, vaata, sa ei saa seal nagu mõelda, et seda ma ikka nagu ei räägi igaks juhuks või jätad midagi veel enda teada seal. Nagu kui Jumal vaatab teid, siis ta näeb kõike ja kui sul on hetk, kus sa pead tunnistama pattu, kui sa jätad midagi tunnistamata, siis minul näiteks, mina kardan jätta midagi tunnistamata. Mul läheb väga halvasti peale seda, et siis see on see, et kus sa saad nagu kõik või mitte midagi, et need on nagu väga lähendavad ja hästi selline nagu puhastus tuli maapealne, aga meil on ka võitlusi olnud, kus me oleme hädas mõlemad, mitte ei ole kummalegi nuga selga löötud, aga oleme hädas hästi pikaaegsete selliste lahendamatute muredega ja need on meil konstantselt ka uuesti tulevad, eks ju. Üks suurem asi sai võidu juba nüüd tükk aega tagasi, aga sellest võib-olla kunagi teinekord räägin, aga igatahes need on nagu need kohad, kus sa proovid kõike teha, et seda lahendada ja proovid siis, seda me ei ole veel proovinud, äkki see aitab ja siis sa jooksed kogu aeg vastu seina ja uuesti ja siis sa nagu ei taha enam mingi hetk üldse proovida ega rääkida sellest üldse ja siis uuesti nagu paraneb ära see haav, siis mõtled, et äkki see
aga siis iga kord nagu sa lõpetad ikka koos seal Jumala jalgade ees, et Jumal tõesti, palun, sina ainult saad lahendada nagu. Ja siis on tulnud ka lahendus, et ei ole alla andnud, et tuleb koos palves seista ja kõik need, mis mõistusega ja oma oskustega ei saa lahendada, need on Jumala ette vaja tuua ja nii tore lihtsalt, kui oled koos, usuta sama asja, usuta, et Jumal saab olla nagu see advokaat seal. Just, ja selles mõttes tõesti see vaimulik sfäär, et me ihu, hing ja vaim, eks ole, me hingelised väga samal lehel olla ja füüsiliselt seksuaalelu võib olla hea ja puudutused ja kõik, aga et ses vaimus, et nii nagu sa ütlesid, see teeb väga haavatavaks, see on intiimne, et see tegelikult, see on selline side, see on selline jõud, mis aitab sind ka väga tumedatel hetkedel. Mitte see ei ole nagu iseenesest garantii, et sa kõik muud võid jätta tegemata, aga see on üks viis, mis seda ühist usaldust ja hoolimist kasvatab. Sest jaa, see on ikkagi väga-väga intiimne tegevus. Ja võib-olla sõpruse ehitamine, mis on siis nagu viimane punkt, on taas leida või pühenduda, et nagu me elus on eri faasid, eks ole, meil on alguses, kui me olemegi, ma ei tea, käime või tutvume ja siis on laste kasvatamised ja siis on karjäärid ja mingisugused asjad, mis võtab palju aega, aga see teadlik otsus, et me oma sõprust, et mu abikaasa on minu sõber eelkõige, et seda me vajame ülimalt, kui me pesa tühjaks läheb. Et me oleme just selles hetkes, kus meil sisuliselt päris veel ei ole tühi, aga hakkab minema ja meil on nii äge koos olla, meil on nii hea meel, et me ei pea nüüd ust kinni panema. Lapsi ei ole, mida kõike me saame teha. et see on see vahepaus, nagu lapsed tulevad, et aga igatahes, need tulevad just ruttu, nautige. et see oleks eesmärk ja me tahame nagu julgustada, et ükskõik kuidas su suhe on, et te olete sõbrad omavahel. Et teile meeldib rääkida, et te lähete välja ja selles mõttes ei saa üle tähtsustada sellist nagu seda kohtingu aega, et me ikkagi teadlikult läheme valima asju, kalendrisse paneme mingeid asju, mis me teeme kahekesi, mis ei ole ainult vajaduspõhised, mis ei ole ainult tulekahju kustutamine, mis ei ole ainult minu huvi või sinu huvi, vaid mis me koos saame sõpradena teha. Mis te tahate veel lisada? Üks kommentaar veel minust nagu praktiline selle taastumise juures ja selle valuga toimetuleku juures on, et ära põgene oma trenni ega ära põgene oma töö sisse ega õppimisse, ära põgene oma sõbrantside juurde või sõprade juurde, vaid tegelege sellega, minge selle valuga koos Jumala ette. Ja mis puudutab füüsilist petmist, ma arvan, me ei ole väga profid sellel alal, aga nii palju, kui me aru saame, siis lisaks nagu selle hingesidemele, mis tekib selle emotsionaalse petmisega, seal on juba tekkinud see üheks lihaks saamine, mis Jumala seaduste järgi on abielu. Ja see tähendab seda, et seal tuleb sisse hooruse vaim, ja ega kurat on piibli järgi lõuga möörkoer, eks ole, kes ainult otsib võimalusi, kuidas tulla. Ega ta siis rumal ei ole ja pime ka ei ole, ta ju näeb, kus hakkab võimalus tekkima. Ja siis ühesõnaga, et seal on vaja vaimulikku sõjapidamist ja lihtsalt see hooruse vaim Jeesuse nimel välja ajada. Et näiteks mina kogesin seda küll, et mina tulen mittekristlikust taustast ka, aga enne kui see meie kriisikene selles osas nagu kätte jõudis, ma märkasin, et ma tegelikult õudselt kergesti nagu armusin ära. Mõtlesin, mis värk on, et mul on ju nii hea abielusuhe, miks ma armun inimestesse nagu kellessegi meestesse, eks ole, nii kergesti ära. Et seal midagi ei juhtunud, aga ma nagu enda sees nagu tundsin, et mis mõttes jälle mingi äge mees ja kuidas. Aga pärast seda ei ole enam kordagi olnud seda. Ja ma arvan, et seal oli ka midagi, mingisugune vaimulik sõjapidamine, mis me siis tegime midagi, mis me lahti lõikasime ja tühistasime ja nii edasi. Et eriti, kui on olnud sellises petmise teema, siis seda enam on seal asju, millest on vaja lahti saada ainult Jeesuse abiga. Ja põhimõtteliselt ongi nii, et me tahame selle lõpuosa anda võimaluse
tulla eestpalvele. Pastor on siin ja meie ja me tahame anda võimaluse tulla palvetama ja tulla lõikama läbi mingeid asju ja me usume, et võib-olla see on protsess, me usun niisugusesse hästi kiiretesse. Et on minemist, see või olnud see järgi kallis. Ei, ma olen klaver on. Ei, mine klaver on. Ma toon sulle mikri. Kallis, et ühesõnaga Aili tahab loo meile laulda, mis ta sai pärast seda protsessi või selles ajas, kus ta nagu hüüdis Jumala poole, et leida selle tervenemise ja võib-olla on midagi, mis on sulle siin kõnekas, võib-olla ei ole, siis las ta olla, aga põhimõtteliselt me tahame anda selle võimaluse. Te võite koos tulla palvetama, mis iganes teemate suhtes on või ükshaaval. Me oleme siin, kuni me saame ja meil on nagu tõesti hea meel ja me oleme üdini ja lõpuni positiivsed ja usume. Kuigi me oleme täna nagu võib-olla niisugust tõsiseid teemasid käsitlenud, aga me tõesti usume, et abielu on võimalik lõpuni nautida õnnelik. Nii tore on näha neid vanu hädiseid paare ja me oleme kindlasti ühed nendest. Lihtsalt me oleme veel natuke noored. On ju, Kärri? Yeah. Me oleme natuke veel noored, aga me läheme lõpuni ja teie ka. Ja mis iganes olgu asjad, tuleb tegeleda, tuleb välja lõigata, tuleb andeks anda, tuleb taas pühenduda, aga see on võimalik. Nii et me lihtsalt tahame teid väga-väga julgustada ja siin on need mõned raamatud, kui keegi tahab veel vaadata, et kas seda tasuks vaadata, lugeda. Meil on see slaid ka, ma panen selle siia ette, aga me soovime ja palume, et Jumal aitaks ja juhiks teid, väga aitäh, teid teie suhtes. Vot, ja siis, ja ma tulen, et siis nii ongi ja, et see laul sündis selles kohas, kus ma sain aru, et nende sealt tuleb põgeneda. Ja ma tundsin, kuidas need mõtted, nad tulevad ja tulevad tagasi ja ma teadsin, et ainult Püha Vaim saab aidata mind. Ja ma sain ka aru sellest, et kui mina selles kohas libastun ja kukun, siis ma kaotan oma tunnistuse Kristuse armastavast, muutvast, kõigeväelisest väest. Lõpuks ometi, Tõnis oli pastor, eks ma olin pastori naine. Mismoodi see oleks toonud tohutu kahju kogudusele. Ja ma sain aru, et ma tegelikult tahan olla see koht. Ma tahan olla see, kuidas Jumal saab mind kasutada inimeste toomiseks, parandamise ja tervenemise juurde, mitte neid usust ära langetada. Püha Vaim, tule hinda mu südame hoiakuid. Püha Vaim, tule uuri mu mõttemaailma, säti paika mu süda ja ta hoiakud. Juhata teed kui kõnni, mõttemaailma radu. Püha Vaim, tule hinda mu südame hoiakuid. Püha Vaim, tule uuri mu mõttemaailma, säti paika mu süda ja ta hoiakud. Juhata teed kui kõnni, mõttemaailma radu. Tee mind magneetiks teistele, kes loevad minu elu. Las su vägi minu sees tõmbab neid sinu poole.
tee mind magneetiks teistele, kes loevad minu elu. Las su vägi minu sees tõmbab neid sinu poole, püha vaim su poole, tõmba mind ja neid enda poole, sinu poole, püha vaim su poole, tõmba mind ja neid enda poole. Püha vaim, tule hinda mu südame hoiakuid. Püha vaim, tule uuri mu mõttemaailma, säti paika mu süda ja ta hoiakud. Juhata teed kui kõnni, mõttemaailma radu. Ja aitäh teile, et te olete investeerinud selle päeva oma suhtesse ja me kutsume teid palvesse. Kui kellelgi on mingeid asju, me vist ametliku osa lõpetame ära ja siis paneme ülistusmuusika ja te võite veel omal vestelda, võtta aega kuskil nurgas, meil on aega, aga kindlasti kutsun sind Jumal ette ja palvetama oma suhte pärast, oma paaslaste pärast, võid ka eespalvet teha. Sobib see niimoodi või? Aga siis ongi nii.